Angela, 14. septembril, üle-eelmine aasta, Üle-eelmine, nüüd juba üle-eelmine. läksid läbi ühest väga keerulisest sündmusest, mis ilmselgelt raputas sinu elu nagu vundamendi kõige alumiste kivideni niimoodi läbi. Lahkus sinu abikaasa, Kalmer. Mis juhtus? Mis temaga juhtus? Kahtlustatakse kopsutrombi. Ja lahkamisest me keeldusime, nii et jäi see diagnoos praegu, kopsutromb. Täiesti ootamatu. Ta oli ju terve mees, eks ole, millegi üle ei kaevanud. Ja niimoodi täiesti äkitselt juhtub siuke asi. Keset ilusat päeva. Laupäevane päev. Laupäevase päeval. Kodutoimetused. Ja lihtsalt üks hetk oli läinud. Nii et olite kõik koos perega siin kodus? Välja arvatud Sigrid, sest oli ülikoolis. Ja, tütar oli ära. Ja. Teised me olime kodus, igaüks tegi oma toimetusi. Ja siis, kui mul sai söök valmis, siis ma hakkasin otsima, et teda sööma kutsuda. Ei leia. Kuuris ei ole, ta toimetas ühes kohas, teises toas, auto pirni just hakkas vahetama seal mitu poolikut asja. Ma tean, et ta pidi pööningul vahetama ventilaatoreid. Nii et see oli, selles mõttes see veel alarmil ei löönud põlema sulle, et midagi on veidrat juhtunud. Lihtsalt, et kus ta nüüd on, eks ole? Ja, lihtsalt käisin mööda majapidamist ja õues ja siis ma vaatasin, ja redel oli pööninguluugi all, nii et ta oli juba läinud pööningule. Ta käis seal ka edasi ja tagasi on ju. Ja siis ma nägin, et mujalt kuskilt vastust ei tulnud, aga taskulamp põles üleval. Aga ma ise ei julge redelist ronida. Siis ma kutsusin vanema poja. Saatsin, et mine vaata, et kas issi on üleval. Ja siis ta oli surnud juba. Nii et sa ilmselt ka hüüdsid? Hüüdsin ikka, jaa. Ja vastust ei tulnud, eks ole? Nüüd, kui seda vastust ei tulnud, ma arvasin, et ta võib-olla ei kosta. Nagu täiesti, ma lootsin, et ilmselt ta ei kuule. Nii et antud hetkel sa olid teitsa paha aimamatu? Jah. Lihtsalt poiss mine vaata korra, mis toimub, et söök on valmis. See oli siis lõunasöök või? Lõunasöök. Ja hakkame lõunasööki koos sööma. Need olid need samad kalad, mis ta siin paar päeva varem ise püüdis, mida te ei jõudnudki süüa. Mis sa tegid lõunasöögiks? Need ta käis ise kuskil jõe peal? Ta käis sõbraga kalal, jah. Kuidas üldse siis nagu poiss selle olukorraga seal toime tuli, mida ta nägi? See oli tolle niivõrd ootamatu. See oli õudne. Ehkki kui sa mõtled, et ta täiskasvanud on ju, aga noored täiskasvanud. Et selline 20+ on ju. No see on ikka šokk oma isa leida niimoodi. Ja kui ta kõigepealt ta hüüdis mulle vastu, et mismoodi ta hüüdiski, et ja ma leidsin, et issi on siin ja et ta ei hinga. Ja siis ma helistasin kiirabisse kohe. Sina veel ülesse sinna muidugi ju ei läinud, eks ole? Ei, ma ei läinudki sinna ülesse. Helistasin kiirabisse ja siis ruttu kutsusin teise poja ka. Et siis ta ei pea üksinda seal olema, et mine talle appi, sest kiirabi hakkas siis ka juhendama, et kuidas elustamist teha, et hakkake kohe elustama on ju. Aga pärast siis kiirabi hinnangul tegelikult nad arvasid, et ta umbes juba tunnike võis selleks ajaks olla surnud. Nii et ta toimetas nõnda pikalt juba omaette seal asjade kallal, on ju tegi nagu neid asju, mis ta pidi tegema. Nii nagu see tavaliselt käib. Just, et jah, sina... Kõige tavalisem kodurutiin on ju. Jah, perenaine teeb oma asju ja... See ei käi ju iga samm sabas. Wow. Aga see oli karm küll selles mõttes, et poisid ütlesid pärast ka, et üldse magama ei saa jääda ega midagi, kohe tuleb silma ette see, kuidas nad elustasid isa. Et see oli päris mõnda aega, et sa ei saa, et nii kui silmad kinni paned, nii on kohe see pilt silma ees. No ilmselt nad tegid seda ka esimest korda oma elus üldse sihukest asja, eks ole. Midagi. Aga selle päeva sündmused muidugi seda võrra kaalukamad olid, et te ju tundsite Kalmeriga 11, mitukümmend aastat see oli? 30 aastat. 30 aastat olime abielus, pluss veel siis paar aastat otsa, mis me tundsime enne seda. Ahaa. Kus te siis üldse kohtusite? Me kohtusime kiriku kaudu ikka. Kiriku kaudu? Kiriku kaudu. Siis kui hakkas siin see usu selline liikumine, vabadus, te hakkasite käima siis koguduses, oli see 4 kaaret ei olnud tol ajal, eks ole?
ta ei olnud selle nime all veel, aga juba oli vabakogudus siis. Kuressaare vabakogudus oli siis juba tekkinud. Ja oli saanud usklikuks Kalmeri sõber Aivar. Aivarit ma tean. Ja Aivar kutsus Kalmerit ka kaasa. Ja siis esmakordne tuttavaks saamine oli siis Vanamõisas olid noortelaagrid, suvelaagrid ja sinna tuli Kalmer kaasa Aivariga. Siis vaimulikule koosolekule? Ta tuli laagrisse. Oli vaimulik laager, eks ole? Ja, et õhtuti olid koosolekud. Mis aastal sulle viis? See oli, ma kohe mõtlen, 94 me abiellusime juba. No siis paar aastat enne seda äkki? 91 äkki. Jaa. No see oli see, mida me kutsume siin see Eesti, ma ei tea, kas mõni ütleb elusõna ärkamine, nelipühi ärkamine, eks ole, igal juhul niisugune ärkamislaine noorte ärkamine, ütleme noorte ärkamine. Jah, väga palju noori tuli. Ja need kuulused tegelikult kossisid ka mandrile sellest, kuidas siin Saaremaal Jumal võimsasti liigub ja niisugune vaimulik nälg oli noortes ja nii edasi. Ma arvasin, et see oli igal pool. Ei, see oli igal pool, aga Saaremaal näis, et see oli nagu eriti veel niisugune tugev. Ja meil elusõnas, kus mina sain siis kristlaseks 89. aastal, seal oli üks mees nimega Marek, tema oli ka mulle niisugune mentor ja tema käis Saaremaal tihti tol ajal ja ta rääkis nendest Saaremaa vägevatest asjadest, mida Jumal siin Saaremaal teeb. Ja tõepoolest, ma arvan, et siis tõepoolest oli see laine, kus ka siis Kalmer tuli ja sina olid siis selleks ajaks juba kristlane. Mina olin selleks ajaks usklik ja mina sain 11-aastaselt Jumala lapseks. Oh, wow. Ma olin päris väike. Wow, jaa. Ja sel ajal, kui me seal laagris tuttavaks saime, siis mina olin ainult 15. Ahaa. Ja tema oli? 20. Okei. Me saime lihtsalt tuttavaks. Saite lihtsalt sõpradeks? Ja, me saime lihtsalt sõpradeks. Mis ei tähenda, et ta mulle ei meeldinud. Ta hakkas mulle ikka kohe meeldima. Tegelikult ka või? Muidugi. Aga ma sain aru, sina talle? No tegelikult see oli ikkagi suht vastastikune, aga ma sain aru, et ma olen 15. Et kui, ja ta ei olnud üldse usklik siis veel, aga ta sai esimesel õhtul juba kohe päästetud. Esimesel laagri õhtul ta andis oma elu Jumalale. Aga ma ikkagi tegelikult mõtlesin, et nagu täiskasvanud inimene juba, et kui ta tahab naist võtta, siis ta võtab mõne täiskasvanu. Ja et umbes, et mina jään natuke nooreks tema jaoks, et see vahe, sellises vanuses on ka see vahe nagu vaadatakse rohkem seda, eks ole. Aga siis me suhtlesime lihtsalt nagu koguduse raames, sealt hakkas nagu see tutvus pihta siis on ju, et me käisime ju samas kirikus, ülistuskoor, kõik igasugused ülistuskoori väljasõidud, reisid Soome, igale poole, sünnipäevad ühe juures, teise juures, noorteõhtud. Et selline mõnusalt tihe suhtlemine, nii nagu ikka vaata ühe koguduse noorte vahel. Ja kauas umbes kestis enne, kui sa tundsid, et midagi hakkas tõesti idanema või susisema teie kahe vahel? No, see oli umbes siis 3 aastat. 3 aastat, okei. Ja me käisime nagu siis samas ringkonnas, suhtlesime niimoodi. Ma olin siis 18 saanud. Ja tema oli ikka jätkuvalt sinu silme ees suke hea kandidaat või vahepeal kadus ära see mõte ka või? Ei, selles mõttes ma ei vaadanud teda kui peigmeest on ju. Muidugi, te ei olnud koos. Jah, me ei olnud koos on ju. Aga eks ma hoidsin tal silma peal, sest et ta ikkagi meeldis mulle. Just, inglise keeles see prospect on see, et ta on nagu üks potentsiaalne kandidaat. Sest ta lihtsalt kuidagi oli minu tüüp. Ta lihtsalt meeldis mulle. Okei, aga mingil hetkel nüüd toimus midagi, eks ole. Seda sa kindlasti mäletad ka, kus see toimus ja mis toimus? Kõigepealt, millal see äraarmumine toimus, see oli, ma ei tea nüüd konkreetselt sellist hetke, aga ühest hetkest see nagu kuskilt maalt see läks nagu lahti niimoodi, et katus sõitis ära ja... No ilmselt ta ju tuli sulle ikkagi rääkima või ütles, kuule, et kas me oleme rohkem kui sõbrad? Ja see tuli natuke hiljem juba, et mul ikka katus sõitis enne ära. Tegelikult ka? Ja. Aga siis ma ikka nagu kooli lõpuni ma püüdsin seda hirmsasti varjata. Minu filosoofia on kogu aeg olnud see, et tüdrukud ei aja poisse taga, vaid mehed on need tagaajajad. No just, see on niisugune jumalast paika pandud kord, eks ole. Ma katsusin seda nagu oma teada hoida, ma ei tea, kui hästi see õnnestus, aga jah, siis mul oli kool läbi juba. Aga kas tema näis siis natuke aeglane või miks sa üldse tundsid, et sa natuke pead utsitama seda asja? Ei, ta arvas, et ma olen tema liigast väljas. Okei, just. Ja sa tahtsid nagu öelda, et hei,
ma olen ka ikkagi kandidaat, ära mind lükka välja, eks ole. ei, ma tegelikult üldse ei näidanud talle oma arust. Jah. Mitte mingit märki, ma ei teinud talle mitte midagi lihtsamaks. Pärast hiljem siis ta ütles, et oleks võinud ju natuke lihtsamaks teha. Ahaa, okei. Aga siis nüüd ühel hetkel siis ikkagi klikk käis ära teie vahel või mingi jutuajamine, eks ole, ja siis te otsustasite, et hakkate käima, on ju. Siis oli armastus sellest hetkest peale siis niisugune kohe nagu esimesest silmapilgust. Suht see meeldimine kasvas armastuseks. Ja siis ühel hetkel abielu, millal see tuli? Oi, siis läks kiiresti juba. Siis läks juba kiiresti selles mõttes, et me kihlusime juulis ja pulmad olid oktoobris. Seal ei olnud nagu, see oli kuidagi nii kindel. Kõik oli nii kindel. Mul oli selline täielik rahu, ta sai Jumala käest konkreetselt, kuulis väga selgelt ka. Sai kinnituse selles osas? Ja. Sinu osas? Minu osas. Oli sul kinnitus tema osas? Või sa ei vajanud seda? Mina liikusin ainult sellise rahu sees ja mu ema sai konkreetselt kuulis häälega, kuidas Jumal ütles, et Kalmerist saab Angela mees. Vau, päris huvitav. See oli kuidagi, kõik oli nii kindel, et seal ei olnud nagu päriselt mingit põhjust, miks venitada. Miks oodata veel näiteks, et oodata suviseid pulmi. Milleks? Et siis venitamise põhjust ei olnud. Siis kui kaks oktoobris. Inimest teavad, et nad on teineteise jaoks, ei ole tõesti mingisugust põhjust enam, et oodata seal. Nii et siis te abiellusite. Varsti hakkasid lapsed tulema, eks ole? Teil on 3 last, ma saan aru? Jah, meil on 3 last. Okei. 2 poissi, 1 tüdruk on ju nii? Te ju aktiivselt teenisite ka Jumalat koos. Selles mõttes käisite koguduses üsna sagedasti. Ma ei tea, millal siis Kalmer seal ka kõnelema hakkas, aga mingis hilisemas faasis ta ju ka jutlustas ja oli seal juhatuses. Suht algusest peale ta hakkas tegema, vaata meie kogudus oli ju enamuses, olid ju noored kõik. Ja siis need noored pidid seal hakkama kohe vastutust võtma. Nii et hakkas osadusgruppi tegema päris alguses, ta ei olnudki üldse, ma ei teagi, kui kaua ta Kristjan oli olnud. Tol ajal kõik hakkasid pihta kohe. Töötegijaid oli vaja, kohe hakkas osadusgrupiga pihta ja niimoodi ta üsna kiiresti ta kasvas sinna. Muidugi seda ülistuses lõi kaasa, ta mängis bassi. Ahaa, seda ma ei teadnud, et ta pilli mängib ka. Siis ta läks puldi taha. Seal ma olen täna näinud. Ja puldi taga vahest mängis bassi. Tegelikult ka või? Jaa. Niimoodi. Sest et bassi lava peal ei olnud. Nüüd Sigrid mängib bassi. Oh my goodness. Ma pole seda enne kuulnud, et keegi puldi sealt tagant mängib bassi kaasa. Jah, et kui töötegijaid on vaja, siis sa teed, mis vaja on ju. Aga jah, ta üsna kohe pani käe ikkagi adra külge ja nagu väga kiiresti kohe ta hakkas tunnistama, ütlustama, see hakkas sealt kuskilt maalt. Aga räägi mulle, milline Kalmer oli, mis liiki mees ta oli, mida sa temas imetlesid, miks ta eristus teistest meestest ja küll sa olid 15-aastane, sul on võib-olla nagu nii palju eelnevaid kogemusi, aga isegi nagu hilisemas perspektiivis sa ju kindlasti oled enda jaoks mõelnud, et vau, see miks ta on eriline ja mis ta teistest välja toob. Alguses päris, et ma olin nii noor, siis ma ütleks, et see on puhtalt Jumala arm ja hoidmine, et tõesti, kui sul ei ole isegi millegiga võrrelda, sul ei ole mingit kogemust, sa ei oska ka ettevaatlik olla ülearu palju. Et või nagu mingeid hoiatavaid need punaseid lippe märgata või midagi on ju, sa lihtsalt ei oska. Ja ma ütleks, et see on puhtalt Jumala arm ja hoidmine. Et ta lihtsalt pani valed uksed kinni ja lasi selle juhtis niimoodi õigel teel. Aga mis mulle ta juures meeldis? No mulle kogu aeg on meeldinud see mõte, et ma saan aru, et mehed tahavad ka, et abikaasa suhtuks respektiga. Meestel on oluline, et austus ja respekt. Ja siis oli minu jaoks väga kerge suhtuda respektiga, kui seal olid olemas kõik need elemendid, mis tekitasid seda respekti. Ja mis need elemendid oli? Esiteks, ta oli tark. Ta oli väga tark. Ta oli niisuguse kiire terava mõistusega. Et kui mingi teema, mingi probleem, ta nagu väga kiiresti hakkas sealt lahendust otsima. See oli väga selline sümpaatne. Muidugi abiks oli see, et ta välimuselt mulle väga meeldis.
ma ütleks, et ta oli ilus. Ma saan aru, et ma ei ole erapooletu, aga tänapäeval öeldakse õudselt ilus. et see oli kindlasti abiks. Aga jah, kõige rohkem ikkagi see, et ta oli tark ja kuidagi ta süda oli ka selline. Ta oli hästi sõbralik. Seda teised, kõik inimesed ümberringi, siis väga paljud, kellega ta on kokku puutunud ja kelle elusid ta on puudutanud. Võib-olla siis nagu sooja südamega. Sooja südamega. Väga hea huumorimeelega. Et kui konflikte, ma mõtlen, ta ei olnud nagu selline konfliktne inimene, vaid pigem asjad sai huumoriga lahendatud ja selline mõnus inimene. Usaldusväärne. Ja kõigele lisaks muidugi see suur boonus, et ta on usumees. Järgib Jeesust, armastab Jeesust, see on juba nii-öelda jackpot, eks ole. Mitte ei tähenda, et teised omadused ei peaks olema ja Piibel ütleb, et mehed armastage oma naisi. Mitte, et ühel mehel on palju naisi, aga just kõik mehed armastage oma naisi või üks mees armastab oma naist. Ja siis ta ütleb teiseks naistele, eks ole, naised alistuge oma meestele kõigis asjus. Ja mõni ütleb, et see on tõestus, miks ükski naine piiblit ei kirjutanud, et see ei saanud olla naine, kes piibli kirja pani, aga muidu ei oleks üks salmi sinna tulnud. Aga öeldakse ka seda, et kui mees oma rolli täidab hästi, ehk et armastab, siis naisel see alistumise roll on üsna nagu kerge võtta, sest et Jumal kuidagi nagu tegi nii, et andis mehele algatuse ja naisele reaktsiooni. Et naisel on kerge reageerida mehele, kes oma rolli hästi täidab. Ja suke ütlus on veel olemas, et milline on ideaalne naine. Ja vastus on, et ideaalne naine on iga naine, kellel on ideaalne mees. see sama sorti ma olen kuulnud neid võrdlusi, mis öeldakse, et naine on nagu aed ja mees on nagu aednik. Kuidas sa seda aeda harid ja hoiad, seda sa sealt lõikad. Jah, või nagu, et naabri muru tundub või naabri aias tundub muru rohelisem, eks ole, aga naabrimees hooldab oma muru, kastab seda, kasta sinna oma muru ka, tegele oma pere asjadega, suhetega, küll sul läheb ka asi õitsele, eks ole, et ära kiike seal naabri suunas. Aga nagu öeldud, te olite ju aktiivsed koguduse töös ja ilmselt teil oli ka omajagu selliseid vestlusi, kus te rääkisite neid vaimulikke teemasid ka omavahel lahti. Kas teil oli ka nagu eriarvamusi teoloogia osas ja piibli osas ja selliseid kohti, kus te nagu vähe kakkusid? Ei olnud? Ei olnud. See oligi huvitav, et meil õnnestus see 30 aastat saada ilma kaklemata, ilma riidlemata. Mingisugused, kui mingi asja suhtes oli, ma ei tea, me läksime kogu aeg sellises ühes hingamises. Mis on tegelikult nii tore, see teeb kõik lihtsamaks. Absoluutselt. Ilma riidlemata see teeb kõik lihtsamaks. Ja muuseas, see ei ole üldsegi probleem või vale, et kaks inimest, kes tulevad kokku isegi noorelt, neil on eri arusaamad näiteks piiblis mingites asjades, üldse elu suhtes, terviklikult. See on täiesti ju normaalne. See on väga normaalne. See on ju lihtsalt elu reaalsus. Et me ei riidlenud, et nagu, aga jah, eriarvamused või need sai lihtsalt lahendada ära niimoodi, et sealt ei tekkinud probleemi. Mees ütles, et minu arvamus või mitte mingit arvamus. Ei, ma saan aru, nii ei olnud. Just. Aga minu jaoks oli see, et me tõesti ükski kord ei jõudnud riidlemiseni. Minu jaoks oli see nagu, okei, see on tore. Sul on endal lihtsam elada, kui sa ei riidle. Aga Kalmeri jaoks oli see nagu, ta oli nagu väga uhke selle üle. Absoluutselt. See oli talle, sest ma saan aru, et tema lapsepõlve taust oli hoopis erinev kui minu lapsepõlve taust. Ja tema jaoks oli see väga oluline. No see on vägagi, ma ütleks, haruldane. Ma räägin kristlikest paaridest, ma ei räägi üldse maailma inimestest, eks ole. Et inimestel ei ole selliseid tõsiseid madalkohti, kus nad peaaegu kaaluvad lahutamist. Peaaegu, et enamus paar, keda mina tean, on läinud sellisest madalast faasist läbi. Ja et kui keegi suudab niimoodi, et neil ei ole nagu isegi tõsiseid riidusid, see on Jumala ime. Mitte midagi muud, eks ole. Aga teil ilmselt meeldis ka asju koos teha. Mida te koos tavaliselt palju tegite? Ma ei tea, kas meil mingite hobide jaoks eriti mingit igasuguseid töid oli nii palju. Pluss koguduse asjad.
no koguduses, eks ole, pühapäev, kolmapäev, palvekoosolek, seal meeskonnakoosolekud, juhatused. Kui alles abielu alguses ja kui lapsed olid väikesed, siis tõesti nagu ei olnud sellist asja nagu hobid või mida me teeme koos, sest kogu aeg sa... Tol ajal ei usutudki sükses asjasse, et see võiks olla mingi hobi. Sa tegeledki jooksvate küsimustega, Jeesus on ainult hobi. Aga hiljem mingil ajal, kui lapsed olid suuremad, siis me mõtlesime küll välja ühe asja, et näiteks kui mingi spordiala, kui midagi, aga nii tore oleks, kui saaks seda koos teha, sest et üks on tööl ja teine toimetab oma toimetamisi, et nagu ei ole sellist asja, mida nii väga saaks koos teha. Ja siis me läksime seltskonna tantsukursustele. Ja me lihtsalt, see oli muidu tore, on ju, muusikasaatel ja samas see oli tegelikult trenn, sul on ikka selg märg, selle 1,5 tundi lõpetad. See on ikka täiesti korralik trenn, aga sa said seda koos teha ja see oli väga mõnus. Eriti kui mees peab naist veel seal üles viskama. No selliseid kohti ei tulnud ette, et siis oleks juba edasi jõudnud kursus pidanud tulema. Aga siis hiljem ka veel reisimine. Okei. Aga see tantsimise osas, kas te leidsite, et see oli teile mõlemine nagu sobiv? Ja, see meeldis meile mõlemale. Vaata, tantsimises on vaja sükest teatud nõtkust ja rütmitunnetust ja see kõik nagu... Ai, see polnud oluline. See polnud oluline. Meil oli lihtsalt tore. Et see on sedasi, et kas on väga taktitundetu, kui ma ütlen sulle, et sul üldse rütmitunnet pole, eks ole? No mingi, vaata, ta oli ka muusik, on ju. Et no see rütm oli olemas. Siis oli olemas, jah. Rütm oli olemas. Lihtsalt te nautisite seda koos tegemist ja koos olemist, eks ole. Nii et, aga mis sa ütlesid, teil olid ka reisiplaanid või te käisite juba? Lõpuks, kui juba rahakott võimaldas, siis käisime reisimas ka. Aha, okei. Kus teil siis meeldis käia reisimas? Ei ole palju jõudnud seda teha. Paar korda, see oli nüüd küll koguduse reis Inglismaal paar korda, siis kuulamas nende kogemusi on ju, kuidas koguduse ülesehitusega, aga lastega ja omaette ühe korra isegi õnnestus USAs ära käia. See oli Sigriti peale ajamine, sest et tal oli vaja sinna Comic-Conile minna ja kuidas sa lased siis lapse üksinda, siis lihtsalt oli vaja minna. Just. Läksime siis Kausasse ja Hispaanias ja Kreekas ja mõned reisid. Neid ei ole ülearu palju olnud, need on ikkagi üksikud loetud korrad, aga see oli ka selline väga, väga mõnus asi, mida et siis see on ikkagi puhkus, on ju, et sa korra lähed oma mullist välja. Sa ütlesid, me rääkisid Kalmerist kui abikaasast ja mis sul tema juures meeldis, aga milline isa ta oli? Ise ta arvas, et teda on laste jaoks olnud vähe. Aga kui ma laste käest kuulen, siis tegelikult lapsed ei ole seda nagu niimoodi tunnetanud nagu tema. Sest et ma arvan, see on ka tavaline, et kõik isad ikkagi mõtlevad, et saaks rohkem ja saaks paremini ja sa pead kogu aeg tööl olema. Aga... Mis tööd ta muuseas tegi? Ta oli IT-alal. IT-alal, jah. Aga ma arvan, et ta nii abikaasana kui isana, üks hea iseloomustus, mis võib-olla võtaks kokku, et ta oli selline unistuste täitja, unistuste elluviija. Et ma isegi ütlesin talle kunagi, et tal on nagu eritalent selle koha pealt, et unistusi täide viia. Et kui ta tabas ära, et kellelgi on mingi konkreetne siht, lastel näiteks, et ta tahab seda, siis ta nagu, see nagu aktiveeris teda, ta nagu hakkas mõtlema, mis tema saaks teha. Kas ta saaks rahaliselt toetada, panustada või oma oskustega või kuidagi, mida ta saaks aidata, et aidata seda unistust ellu viia. Nii et ta vabastas oma ressursse nii mentaalseid kui selleks, et laps üles ehitada, jah. See kõlab nagu Joosep Vanas Testamendis, kes küll unistus ja unenägu inglise keeles on sama sõna, eks ole, dream, aga kes nagu tõlgendas oma kaasvangide unenäod ja lõpuks see aitas tema enda unenäol ehk unistusel täide minna, et ta sai seal Egiptuse tähtsaks meheks hoidis ju terve rahvus elus on ju. Et kõlab, et Kalmeril oli ka siuke unistuste täide viimise soov või igatsus on ju. Ja. Nii et te olite õnnelik pere. Teenisite koos issandat ja teie elud olid ju rajatud, te elasite siin samas majas. Muuseas, see on mis küla, kus me praegu oleme? Ennu küla. Ennu? Jah. Aha. Ja see on Kuressaarest? 14 kilomeetrit. Nii et see on ikkagi täielik maakoht, eks ole, aga mitte väga kaugel linnast.
ja ostsite siia maja, eks ole, olite siin kenasti paigas ja siis tuli see 14. septembri laupäev, on ju. Mida sa mäletad, su esimene reaktsioon oli, kui sa kuulsid seda, mida poeg ütles, et isa ei hinga? Kas sa mõtlesid, et äkki minestanud ära või mis su esimene mõte oli, kas sa mäletad seda? Ei mäleta nii selgelt. Minestamist ei mõelnud, aga see käis nii kiiresti. Just. See käib nagu nii kiiresti ja samal ajal nagu aegluubis. Täpselt. Et sa kutsud kiirabi, siis sa ootad seda, sa ei tea tegelikult, mis toimub. Ja nad seal korduvalt küsisid ka, et kas ta hingab. Läbi telefoni. Kas ta nüüd hingab. Ja see oli nagu, et kui ma kuulen, mismoodi nagu mingid salvestusi nagu filmidest, kus lastakse, et need kiirabi kõned, siis see, ma arvan, nende mätta otsast ei olnud sugugi nii ilus, et ma arvan, ma vist suht karjusin seal telefoni otsas, sest sellepärast, et poisid olid pööningul, nemad ei kuulnud, mida ma räägin, et see hõikamine, ma kujutan ette, et see, kes seal telefoni teises otsas oli, et see võib-olla ei ole üldse nii tore kuulata. No siis pidid kommunikeerima seda lastele edasi. Kommunikeerima ja hirm on ja see on nagu nii ebareaalne, et selliseid asju ei juhtu nagu. No aga sel hetkel sa kindlasti veel ei mõelnud nõnda, et nüüd on kindlasti kõik ühel pool, sest et meedikud ei olnud veel kohal, igas asju võib olla, eks ole. Kui kiiresti need meedikud jõudsid? Tulid ka üsna kiiresti. Enne jõudis Päästeamet, võtsid elustamise üle. Okay. Ja siis tuli kiirabi, aga muidugi kui kiirabi jõudis, siis nad ikkagi juba tunnistasid surnuks. Siin samas koha peal? Jah. Et siis oli vaja lihtsalt jääd ootama, kuni tuleb koroner ja viib ära. Kuidas sa sel hetkel sellega toime tulid, et see... Ma arvan, et see ei jõudnud tegelikult päriselt kohale. See ei jõudnud kohale? Et nagu kuidagi nagu saad aru, aga päriselt võib-olla ikka nagu ei saa ka. Nagu saad, aga see lihtsalt aju ei võta seda vastu. Aju ei võta vastu, just. Sest et selliseid asju ei peaks nagu juhtuma. See, jah. Eks see vati sees olemine käis veel tükk aega. Päris pikalt. Kui palju sa sellest õhtust mäletad edasi, mis sai? Sel õhtul ma ise palju kuskile ei helistanud, ma helistasin ainult paarile inimesele. Nemad helistasid edasi, kes infot jagasid. Ma lihtsalt istusin. See oli lihtsalt nagu, see ei mahu sulle pähe. Ja. See lihtsalt ei jõua kohale. Sul on nagu tuimaks löödud. Ja kuidagi sa lihtsalt ei oska mitte midagi sellest asjast arvata. Muidugi kiirabi andsid rahustid, ilkasid ja ütlesid, et see esimene öö, et see on võib-olla kõige hullem, et kindlasti ei saa magada. Aga neid mul isegi läinud vaja, sest et sellist paanikat või sellist asja ei olnud, et ikkagi ma arvan, et see on öö ja päeva vahe. Kas sul on Jumal või sul ei ole Jumal. Tõsi. Et selline rahu oli kogu aeg, aga lihtsalt ei jõua kohale. Ja siis õhtul hilja juba, vahepeal siis andsin ju Sigritile ka teada. Kes oli kodust ära selle ajal? Kes oli kodust ära. Ja tema oli siis nagu esimene, kes käivitas selle, et aga piibel ütleb, et äratage surnud üles. Umbes nii, et koos Jumalaga on kõik võimalik, ära pane lootust maha, eks ole. Ja kui ta seda rääkis, siis ma lihtsalt kõigepealt kuidagi selline hästi, ma ei ütleks isegi, et ei ole usku, aga sa oled lihtsalt nagu, reaktsioon on kuidagi aeglane ja kuidagi siuke tuim, nagu et sa lihtsalt nagu istud ja vaatad. Ei saa nagu aru, mis toimub. Ja, sa ei osanud selle peale midagi kohe öelda, eks ole, ega mõelda. Ei mitte midagi öelda ega mõelda. Ei olnud, et siuke kohe lootuse kiir tõusis ja teistpidi, sa ei olnud veel lõpuni aru saanud, mis nüüd see toimub, eks ole. Alles järgmine päev, kui ta Tartust jõudis tagasi, Sigrit, siis ta hakkas kohe vägesid mobiliseerima, et nii, nüüd lähme haiglasse ja morgi ja paneme käed peale. Tegelikult öö oli vahepeal möödas, on ju, tuli hommikuse bussiga. Et siis hakkas endal ka selline lootuse kiir nagu tekkima. Et
et piibel räägib, äratage üles surnuid, et see ei pruugi üldse olla veel nii lõplik praegu. Et see nagu andis sellise uue lootuse, et lähme nagu seda teed. Et seal oli vaja nagu siis perekondlikku konsensust, et kõik oleks sama meelt. Et ei ole see, et üks ajab ühte rida, teine ajab teist rida, et siis me rääkisime läbi. Kas ei on mitte, et mõned inimesed nägidki mingit nagu nägemust või said mingisuguse kinnituse Jumalalt, et nad nägid, ma ei mäleta, mis see täpselt oli seoses Kalmeriga, midagi nad nägid, et erinevaid selliseid pilte, nägemusi, kuidas Jumal äratab ülesse. Ma ise tundsin seda, kuidas sellist nagu õhutust, nagu pühavaimu õhutust, et palvetada ta üles ärkamise pärast. Me 2 korda käisime surnukuuris ja palvetasime seal ta pärast ja lihtsalt kitarr oli seal kaasas ja laulsime ja panime käed peale ja palvetasime ja käskisime üles ärkata ja neid oli, ma saan aru, üle Eesti päris palju, kes palvetasid ja veel kaugemal ka. Ja, ma kuulsin siit nii ühe kui teise käest. Lapsed on saatnud neid sõnumeid siis nagu igale poole. Ja, ma sain ka muidugi ja alguses ma ei saanud isegi aru, et kes see kirjutab mulle ja mis asjast ta räägib ja aga siis muidugi lõpuks sain selle pildi kokku, eks ole. Vahepalaks siin minu ema lahkus igavikku 2017, 21 mai ja ma mäletan seda, et me tegelikult läksime ka tema eest palvetama, nüüd minu ema oli põdenud ühte haruldast vähki ja muidugi meditsiini seisukohalt oli ta suremas. Inimesena, see on niisugune huvitav omadus meil, see lootuse nagu mootor on meie sees, ega me nii lihtsalt ei lõpeta ära lootmast. Ikka on mingi lootus, eks ole. Ja kuigi sa näed, et inimene muutub iga päev nõrgemaks ja nõrgemaks ja nõrgemaks. Ja mina punnitsin igal viisil ja mäletan isegi arstidele ütlesin, et tehke veel üks nagu vereülekanne, talle verepilt läks kehvaks, siis see vähk nagu toodab seda, lõhub seda keskkonda kogu aeg. Otseselt need organid veel ei ole ohus, need veel töötavad, aga see samas kogu see inimihu toimimine, see hakkab nagu muutuma võimatumaks ja mõtlesin, et pikendama veel ja kindlasti Jumal saab teha siin veel ime ja püüdsin talle toitu sisse suruda ja ema ei tahtnud enam süüa ja nii edasi, eks. Aga siis, kui ta sellel päeval oli lahkunud, ma läksin kuskil kella 6 paika õhtul läksin sinna, mul oli 2 inimest minuga kaasas, kellega ma koos läksime tegelikult palvetama tema eest jälle. Ja siis ma nägin, et seal valvearstid ja kes seal iganes olid, need olid seal õelaua juures seal hulga ja nagu ma hakkasin ära keerama, et lähen kohe palatisse, ma käisin iga päev, 2 korda päevas käisin ema vaatamas, mõnel korra isegi 3 korda. Nii et iga päev, nii et nad teadsid, ma kogu aeg käin seal hommikul ja õhtul. Ja siis muidugi see arst astus mulle ligi ja see on huvitav, see esimene hetk on niisugune šoki hetk. Sest ma mäletan, ma midagi ütlesin, mis ma pärast mõtlesin, see on nagu eriti asjalik või aga lihtsalt sa oled selles olukorras. Aga siis me otsustasime, et me läheme sinna palatesse, seal oli 2 inimest veel. Ja et me lihtsalt tõesti teeme sama asja, palvetame. Ja panime käed ka minu ema nii-öelda surnukehale peale ja võtsime ühe aja. Muidugi, ma ise olin väga šokis alguses sellest kõigest, eks. Aga siis ma tundsin, kuidas selline mõte tuli minu sisse, et okei, me oleme siin palvetanud tema eest, me oleme deklareerinud elu ja ilmselt ema ei taha tagasi tulla. Ta on liiga hea seal üleval, eks ole. Ja siis mõtlesin, et okei, et ema näib mitte huvitavat tagasi naaseda siia, et me peame siis minema edasi oma asjadega ja lähme. Ja see oli niisugune raske ühelt poolt teha, sest see nii-öelda ka see surnukeha sinu jaoks on kontaktpunkt selles, keda sa oled terve elu tundnud ja armastanud, eks ole. Aga see oli nagu niisugune resolutsioon, et ju siis, isegi kui tal on see võimalus ja lõppeks me kõik teenime ju Jumala tahet, mitte siin enda tahet, et ta ei tuleks ka tagasi siis, kui ta saaks. Muuseas, kõik surmalähedased kogemused, inimesed, kes on seda kogenud, siit ihust välja astumist ja saanud teada, nad peavad tagasi naasema, on nagu kõvasti vastu punninud sellele, hämmastavalt, eks ole. Meie, kes me oleme ainult selle keskkonnaga siin harjunud, ei kujuta ette, et on midagi paremat. Ja nii, et ühesõnaga see
palveosa, need mõlemad, eks ole, palvetasite seal. Ja sellega ainult ei piirdunud, vaid siis tuli Aivaril idee, ta pakkus, et kui me võiks teha ülistusõhtu, et koguduses, mitte, aga lihtsalt teha ülistusõhtu ja ülistada Jumalat ja koos nagu, kes on, see ei olnud nagu mingi selline avalik üleskutse, aga et suust suhu lihtsalt liikunud info, et kes on huvitatud, et kes on nagu sama meelt, on ju, nagu usus nagu. Ja siis tegime ka 2 ülistusõhtut. 2 ülistusõhtut. Ja sa ei kujuta ette, kui hea see oli. See nagu, see niimoodi ehitas ülesse. Me läksime läbi terve selle, kuni, et ta ei ärkanud üles ja matusepäev jõudis kätte, on ju, ja see ülistus, see niimoodi ehitas ülesse ja kõik selle aja ma olin rahu sees. Ja see lihtsalt, ja see kannab ja see Jumal kannab ja seal ülistusõhtul juhtusid teisi imesid, üks naine nägi nägemuses ka, kuidas Kalmer sai taevatrepi peal seal kokku tema poeg. Ühesõnaga, selle nägemuse tõttu, tema oma poeg oli enne surnud seal paar aastat tagasi ja selle nägemuse tõttu, kui see nägemus sai läbi, oli temal lein läinud. Wow. Aga sa mõtled selle rahu all seda, et sul oli rahu, et mis iganes suunas asi läheb, sa oled nagu rahul mõlemad pidi? Ei, mitte, lihtsalt mul ei olnud mingit paanikat. Mul ei olnud hirmu, mul ei olnud kurbust. Sel hetkel see selline rahu, see nagu hoidis mind, nagu kandis niimoodi enda sees, et ma olin täiesti kindel selles tulemuses, et ta ärkab üles. Niimoodi hoopis? Jaa, selline nagu rõõmus rahu. Ja siis matusepäev jõudis ka kätte. Kas isegi sel hommikul vist käidi veel seal? Mitte surnukuuris, aga enne kui matuse hakkas pihta, enne seda ka inimesed tulid sinna kirstu ümber, panid käed peale ja palvetasid. Et kuidagi sees oli selline rõõm. Läbi terve matuse ka oli sees selline rõõm ja see on küll nüüd ainult, mida Jumal saab teha. See ei ole nagu, muidu see võiks silmad peast rõõnuta. Aga, ja siis ikkagi ta ei ärkanud üles. Ja matus sai mööda. Matsime ta maha ja ma olin nagu siiralt üllatunud, et kuidas ta siis ei ärkanud üles. Kuidas sa lepitasid seda enda sees? Sinu ootus ja nüüd see tulemus? See tulemus oli, ma olin lihtsalt väga üllatunud. Aga mitte pettunud Jumalas? Ei, mitte Jumalas pettunud. Esiteks ma olen täiesti kindel, et Jumal ei võtnud teda ära. Vaid mis iganes rünnaku tõttu kurat röövis ta ära, on ju. Miks ma pettun, on ju, Jumal on hea isa. Mis ma selle isa peale siis kurjustan, kes mulle häid asju tahab anda, on ju. Või selles mõttes, et ta ei tulnud tagasi, või Jumal ei lasknud tulla tagasi. Ma saan aru, et see võib tuua väga pettumust, on ju. Ma ei olnud pettunud, ma olin täiesti hämmingus. Ja järgmine päev, matus oli laupäeval, järgmine päev oli pühapäev. Ja me otsustasime ikkagi, et me lähme kogudusse. Sest esimese hooga mõtlesin, et kas me lähme või ei lähe. Ega ise ei oska olla ja teised ei oska olla ja siis kuidagi kõik on niisugune kummaline. Just. Ikkagi läksime kogudusse ja siis üks õde meie koguduses rääkis matusepäeval. Tema nägi nägemuse. Ta ennem ei rääkinud, aga nüüd sel pühapäeval rääkis sellest sulle? Jaa, ta nägigi seda matusepäeval, nii et ma teda vahepeal ei olnudki näinud. Mis see nägemus endast kätkes? See nägemus oli, see lükkas minu jaoks asjad nagu paika. See kuidagi minu sees see nagu sobitus nii oma kohale. Ta nägi seal nägemuses niimoodi, et Kalmer läks taevavärava ette. Taevaväravad olid kinni, pärliväravad olid kinni. Ja Jeesus tuli sinna väravate ette temaga kohtuma. Ja siis Jeesus ütles talle, et su pere nõuab sind tagasi. Kas sa tahad, et nad palvetavad sinu eest? Nad nõuavad sind tagasi. Kas sa tahad tagasi minna? Ja siis Kalmer oli öelnud, et palvetage mu pere eest ja valis taevasse jääda. Ja see lükkas minu jaoks nagu kõik paika. See nagu, tal anti valida. Okei. Kas see on nagu, on ju, igaüks võib siis arvata nüüd. Kas see oli nii või see ei olnud nii? Ma arvan, see on väga reaalne. Minu jaoks see on nagu väga reaalne. Absoluutselt. Ja ma arvan, et oleks vabalt võinud üles tõusta. Veel kord, kõik need surmalähedased kogemused ja neid on olnud piisavalt palju tänaseks uuritud, ka kristlaste ja nii edasi omi, kinnitavad seda, et see reaalsus
mida inimene tajub juba siis, kui ta astub ihust välja vaimumaailma. Rääkimata sellest, et ta näeb taevareaalsust, Jumala ligiolu. On niivõrd teine olemise vorm, et inimene tundes nagu vajadust või sundi, et kästakse tagasi tulla ihusse, on justkui, sa ütled nagu sulle Angela, mine tagasi ema üsasse. Seal kitsas, pimedas veekeskkonnas, ma sai õieti liigutadagi, nutitelefoni midagi pole, sõpru pole, midagi teostada ei saa elus, unistusi, asju, aga beebi, kes on ema üsas, ilmselgelt mitte teades, mis see elu endas kätkeb siin, arvab, et see on maksimum, see on ideaalne, see on super, ta naudib seda seal, on ju. Ma ei usu, et kui sa saaksid selle beebi, taju ei tööta nii palju, et arutleda temaga, eks ole, aga see maailm tundub tema jaoks sellel hetkel väga-väga reaalne, väga-väga hea, sest ta ei tea, et on olemas õhk ja värvid ja lõhnad ja võimalus hüpata ja joosta ja päike ja supelda meres ja koera paitada ja süüa ja maitsta ise toitu ja et ta ei tea, et on olemas võimalus armastada ja kõik need asjad, see on nimest ikka nii pikk, eks ole. Ja kui ta teaks, kui nagu värvikas tegelikult see asi on, siis ta ütleks, kuule, laske mind esimese võimaluse siit minema, on ju. Aga samas võtmes, kui meie teaksime ja usus me teame, aga kogemuslikult me ei tea, Paulus ütleb, me tunnetame poolikult, kui reaalne vaimumaailm on ja kui koduselt sa ennast seal tunned. Nüüd me arvame, me tunneme ennast siin koduselt, aga ilmselgelt seal sa tunned ennast, et ma olen õiges kohas. Sinna ma kuulun. Ja midagi peab olema, mis teeb selle niivõrd teise taseme kogemuseks, et sa ei taha, kuigi sul on abikaasa, lapsed, ma ei tea, mis kõik sul siin on. See tundub ikkagi niivõrd madal ja ilmselt, kui sa oled igavikus, sinu jaoks aega enam ei ole. Just täpselt. Kõik on korraga, on ju, ja sina näed juba kõik, oleme tagasi koos, siis sa mõtled, kuule, mida värki on? Just täpselt seda ütles mul noorem poeg ka, et kuna täpselt selle sama asja, et kuna seal ei ole aega, siis ilmselt see oligi nagu, miks ma peaks tagasi minema, nad on kohe mul järel ju. Absoluutselt. Nad tulevad ju ka kohe. Jah, just. Ja Jumala perspektiiv kõigele sellele on ju hoopis teistsugune. Meie perspektiiv on tõesti see elu siin, meie unistused siin, võimalikult kaua elada muidugi ja see on arusaadav, me täidame siin ka ju Jumala plaani tahet. See on ka kingitus. Just, aga et Jumalal on teinekord oma nägemus asjadest ja meie peame lihtsalt lepitama selle või nii-öelda enda pildi, selle suure pildiga, mis temal on asjadest. Ma lugesin ka peale siis seda surma, lugesin seda raamatut, milline on taevas. Oh, wow. Ja täpselt sealt, lihtsalt loed ja nutad. Täpselt seesama, et mis sa just rääkisid, et Jumala armastuse sees keegi ei taha tagasi tulla. Just. Tagasi tulevad ainult need, kellel valikut ei anta. Ja see... kellel on midagi veel pooleli jäänud, et sa pead selle või teise asja tegema, mingi missiooniga tagasi saadetakse. Ja nad ei tule nagu rõõmuga selles mõttes tagasi, vaid okei. Ja nii nad kirjeldavad seda asja ja aga nüüd see aitas sul sellest järgnevatest nädalatest, kuudest, sellest faasist, mis järgnes läbi tulla. Ja selles mõttes mul oli nagu rahu, täielik rahu selles suhtes, et üldse, kui ma vaatasin Kalmeri pilti, siis see ei teinud mind kurvaks, sest et see nagu, ma ju teadsin, kus ta nüüd on kohal. Ja siis pigem oli vaata see igatsus mu sees, et Jumal, ma tahan ka seda. Mitte surma, aga seda ligiolu. Et siis see oli mingi aeg mu palve, et Jumal, ma tahan ka seda. Ma tahan ka seda ligiolu. Nii palju, kui see ei ole siin ihus olles võimalik nii palju, nagu see on taevas, aga mingis ulatuses nii palju, kuidas see on siin võimalik, et lihtsalt selle ligiolu sees, et ma otsustasin kohe siis ka, et mitte nagu eemalduda Jumalast, mitte lasta mingit solvumist või pettumust, vaid pigem nagu klammerduda Jumala külge, pigem nagu fookus Jumala peale. Aga see on kandnud läbi. Kiusatus ilmselt ju inimesel on, eks. Kui me psühholoogiliselt analüüsime seda leina või seda kaotuse
protsessis tavaliselt öeldakse, et kõigepealt on üks šokk, eks ole, ja tuimus. Ma tunnistan, mul oli sama, ma tunnen, nagu oli üks vati sees olnud terve see õhtu pärast seda, kui ma ema surmast teada sain. Kuigi sa tead, et inimene on lahkumaas, eks ole, aga ikkagi see reaalsus, kui teda enam ei ole, on teistmoodi. Ja ma kirjeldasin seda sellisel viisil, nagu sa näed kuskil sõjafilmides, et käib see pommi plahvatus ära ja siis kõrvad on nagu kurdid ja siis näed, et keegi karjub su kõrval midagi, aga sa ei saa aru ja kõik on nii aeglane, eks ole. Umbes see oli see šokiseisund minu jaoks. Ja siis niisugune nagu heituse faas. Mul seda ei olnud. Ma ilmselt kahtlen, et sulgi seda oli. Ei heitust. Ja, sest mõned inimesed nagu lähevad selle heituse juurde ja ei saa aru ja nagu seda ei oleks olnud ja nii edasi. Aga selline kurbuse hetk oli mul küll ja ma mäletan isegi selle õhtul, kui ema lahkus, minu tädi tuli minu juurde, jäi ööseks toeks, see on nagu oluline, et sa ei ole üksinda, eks ole. Ja siis see öö muidugi ei olnud lihtne, aga juba hommikul ma arvan 4:30 või niimoodi läks uni ära. Kargasin püsti, läksin välja jalutama ja natuke jalutad, palvetad seal ja juba jälle pisarad tulevad, eks ole. Paratamatult see kurbus nagu tabas mind. Kuidas sul selle kurbusega oli? Ilmselt olid hetked, kus sa sind tabas mingites situatsioonides? See oli nüüd siuke teistmoodi võib-olla. Ma ei saa öelda teistmoodi, ma ei tea, kuidas sul oli. Aga see oli, seda kurbust ja seda vett on valatud hirmsasti. Aga see oli nüüd juba mitte nagu selle üle, on ju, et kui ma mõtlesin, et Kalmer on seal, siis ma saan aru, et temaga on kõik hästi. Täpselt. Ma ei saa nagu tema üle olla, aga just täpselt see on nagu ennast. Just ja sul on see üksi jäämise see valu ja see siis hakkab, et see nagu ja see ei olnud kerge. See hakkas siis üks päev aval, et see selline tunne, et ma ei oska üksi elada. Kõik on nagu 30 aastat. Kõik on nagu kahe peale jagatud ja ma ei olnud ju valmis selleks või valmistunud kuidagi moodi. Ta ei olnud ju mingi haige või suremas on ja et see tuli nii ootamatult. Nagu näiteks selgest taevast. Kõik see, ma ütleks, et see oli nagu käima õppimine. Ja selles mõttes seda kurbust oli palju, et ehkki alguses ka sa oledki nagu vati sees päris pikalt. Ma pakuks, et see käis ka kuid, kus sa nagu oled nagu natukene selline vati sees. Ja. Aga kuidas sa toime tulid nende kurbuse momentidega? Mis aitas sind, et see päris sind ära ei lämmatanud? Ma lihtsalt teadlikult otsustasin algusest peale pöörata pilgu Jumala peale. Lihtsalt nagu just seda ligiolu. Nagu. Mida sa tegid siis? Hakkasid teda tänama või panid ülistuse mängima või kuidas sa seda pilku? Mina enda jaoks lahendasin ülistuse läbi. Sest et juba vaata need 2 ülistusõhtut, mis seal enne matust. Enne veel matust, eks ole, pöörasid su olukorra niimoodi. Ja see juba nagu tõstis ülesse. Nii et tõesti nagu ma proovisin pärast seda ka, et lugeda ma ei suutnud. See on nagu mõtlemine ja kogu ajutegevus oli nagu, ütleme, et siis matuse järgselt. See ikkagi nagu see leinaperiood tuleb, et see on nagu hüplik, see ajutegevus on nagu, sa ei suuda keskenduda. Ja lugeda, ma proovisin, ma võtsin piibli ette ja ma ei suutnud lugeda. See oli päris mõnda aega, ma ei suutnud mitte midagi lugeda. Hakkad lugema ja sa lihtsalt oled selle ühe sama salmi juures, sest et nagu loed uuesti ja mõtled, ma ei saanud mitte midagi aru. See ei jõua nagu sinuni. Ja, see ei jõua. Aga siis ma hakkasin lugema seda raamatut, see Milline on taevas. Seda sa said lugeda, eks ole? Sest see oli nagu teistmoodi, ta ei olnud nagu nii, ei nõudnud sellist süvenemist ja ega ma lugesin seda. Ja see oli relevantne sinu olukorra suhtes. Ja see oli nagu selles mõttes huvitav, et see nagu viis pilgu selle peale, et mismoodi seal taevas siis on. Aga no, et ma lugesin seda ka niimoodi, et ainult mingi väike lõik ja siis ma lahistasin jälle nutta ja siis selle kaudu, siis ma jälle nagu palvetasin selle üle, mis palved nagu enda seest siis tulid. Et lihtsalt kõik viisin Jumala ette ja siis ma mingil hetkel, see võttis ka aega, kui ma hakkasin lihtsalt iga kord, kui ma palvetasin, siis ma lihtsalt hakkasin seda valu nagu Jumalale üle andma. Et ma annan selle sulle üle. Nagu rääkisid selle välja tema ees, eks ole. Aga see oli nagu järgmine päev tagasi. Just nimelt. Siis ma tavaliselt alati, mul tekkiski rutiin niimoodi, et hommikuti ma lihtsalt lugesin piiblit, siis kui ma juba suutsin lugeda. Lugesin hästi natuke naavalt, aga kas või üks salm, kas või seda ühte salmi 10 korda, et nagu kuskilt hakkaks nagu jõudma, et harjutada uuesti seda
mõtet ka niimoodi kaasas käima. Aga õhtuti ma tegin oma rutiiniks niimoodi, et ma paningi ülistuse käima. Siis ma kuulasin algul lihtsalt ülistust, ma ei teinud samal ajal mitte midagi muud, ma lihtsalt kuulasin ülistust, nagu katsusin mõttega olla nagu kaasas. Ja siis ma hakkasin kaasa laulma. Ja siis, kui see ülistus jõuab sulle nagu kohale ja siis oled suuteline palvetama ja andma asju Jumalale üle. Mitte muidu nagu, mitte nagu sõna kõlksuuna, vaid siis ma jälle, Jumal, ma annan jälle selle valu sulle üle ja siis ma rääkisin talle asju ja ükskord ma palvetasin ja ütlesin, et lihtsalt sellise väga sellise intiimse osaduse, nagu sa tunned, et sa oled nagu südamest südamesse ja sellisel ajal Jumal on ligi. Just. Et siis ma ütlesin Jumalale, et lihtsalt mu seest nagu tuli õhkamisena nagu, et ma ei tahtnud üksi jääda. Ja selle asemel, et mingi loeng või midagi või mingi selgitus, lihtsalt mu seest kohe tuli vastus, ma tean. Ja siis ma juba nutsin lahinel on ju, et Jeesus, et ma tahtsin temaga koos vanaks elada. Ja jälle selline õrn, selline hääl, ma tean. Et nagu iga samm Jumal on suga nagu kaasas. Et ta lihtsalt mõistab. Mitte mingit hukkamõistu, mitte mingit see, et sa pead olema, inimeste silmis võib-olla mõni arvab, et ma olen liiga kurb ja teine arvab, et ma olen liiga vähe kurb. Ära püüa olla liiga tugev umbes. Ja, aga ma olen kogu aeg püüdnud olla nagu loomulik, et mitte paista kuidagi tugevam, sest et eks see on olnud ikka paras teekond. Aga lihtsalt kogu aeg niimoodi üks päev haaval, teine päev hakkan jälle otsast pihta. Ma just tahtsingi öelda, et ilmselt said selle ühe õhtu nagu rahuga nüüd magama minna, sükse lootuse tundega, hommikul tõuseb püsti, ega see ei tähenda, et järgmine päev samad väljakutsed uuesti ei kordunud. Tööle läheb täpselt samamoodi nagu masinvärk, et ma kunagi kuulsin ühte lugu, küsiti ühe naise käest, et sõja ajal, tal oli kogu pere oli surma saanud ja raadiost kuulsin ja et kuidas sa sellega toime tulid, on ju. Ja siis see naine, selline vanaaegne, lihtne soovitus, et rutiin. Ja. Kui üldiselt öeldakse, et rutiin tapab, siis tegelikult rutiin võib hoida ka elus. Just, et kui sa ei oska midagi muud teha, hakkasin nõusid pesema. Täpselt. Teen mingid, ma ei tea, panen pesud pessu, teen süüa, võtan harja ja pühin põranda üle. Sa teed neid rutiinseid asju ja minu rutiin oli siis ka, et ma läksin hommikul tööle. Püüdsin kõigest väest keskenduda ja mis oli alguses väga raske, aga läks päev-päevalt vaikselt niimoodi, et ma ikka suutsin nagu lõpuks tööasju mõelda ja niimoodi nad olid nii kannatlikud maga. Kuidas kogu see teekond on kujundanud sinu maailmavaadet või usaldust Jumala vastu? Kui me näiteks ütleme eelnevalt, sa ootasid Jumala käest ühte imet. Sa oled uskunud temasse kui Jumalasse, kes tervendab. Surnut üles äratamine pole talle keeruline ega midagi. Nüüd äkitselt see juhtunud sulle mingil põhjusel. See pidi mingil määral raputama sinu teoloogiat. Kuidas sa tulid sellega toime, et Jumal on ikka seesama eile, täna, igavesti. Ma ei saanud seda imet, ma ei saanud seda palve vastust, aga Jumal on ikkagi hea, ma ikkagi armastan teda. Kuidas sa selle oma usu pärast võitlesid, nagu Piibel räägib usuvõitlusest, eks ole? Ma mõtlen niipidi, et kui me ei oleks palvetanud ta ülesärkamise pärast, siis ma võib-olla praegu kahetseksin seda, et oleks ma teinud, äkki oleks tõusnud. Aga me tegime. Selles mõttes sa annad endast kõik, mis mul kaotada oli. Just. Mul oli ainult võita. Absoluutselt. Oleks ta üles ärkanud. Mul oli visuaalis kõik juba. See lihtsalt, ma nii ootasin seda, et ta tuleks tagasi ja kõik oleks normaalne jälle uuesti. No ei juhtunud, on ju. Aga vähemalt mul ei ole vaja seda kahetsust tunda. Aga kui me oleks nagu palvetanud selle pärast, äkki oleks juhtunud. Tõsi. Et pigem me tõesti omalt poolt tegime nagu kõik ära, kõik variandid ja see, et ei juhtunud,
see minu jaoks lahendaski ära, see üks nägemus Just. tõi selle rahu, et see minu jaoks lükkas paika, miks ta ei tulnud tagasi. Sest et kõik need, mida inimesed enne, need pildid, mida nad nägid, need nägemused, ma olen, inimesed võivad minuga nõus olla või mitte, aga ma olen päris kindel, et ta oleks täpselt sama vabalt võinud üles ärgata, nagu see, et ta ei ärganud. Nii et täna Ma sul ei arvan, ole... see oli 50-50 seal, ta oleks vabalt võinud ärgata. Ja, sul täna ei ole nagu vähem usku, et Jumal võib surnud üles äratada ei. või tervendada, eks ole. Ma väga ootan, kuna tema ei ärganud, siis keegi teine peab olema see esimene linnuke. Mul ei ole hea meel sellest, et ta ei ärganud, ma oleks tahtnud teda tagasi. Aga mul on nagu rahu selles suhtes, et mul ei ole pettumust Jumala suhtes. Aga sinu esimesed nädalad ja kuud ilma Kalmerita üksinda, kuidas sa toime tulid finantsiliselt, sotsiaalselt, su lapsed kindlasti sirutasid rohkem ja toetasid sind või kuidas need esimesed nädalad läksid? Sa nimetasid siin küll rutiinist, eks ole, aga see sotsiaalne pool, kas ilmus keegi, kes nagu võib-olla tuli su kõrvale toetama sind, mõni sõbranna, mõni sõber või mõni laps võttis sellise rolli või? Pereliikmed olid jah, kõige nagu majanduslikult kõige suuremaks abiks, päris mu oma bioloogilised vennad ja õed. Et kõige, kuna Kalmer oli meie arvete maksja ja ütleme, tema sissetulek oli ikka tunduvalt suurem kui minu sissetulek. Ja siis, kui see kaob kõrvalt ära, see on ikka väga hirmutav. See on väga hirmutav. Ja ega ilmaasjad tühja koha pealt ei ole need statistikad, et abikaasa kaotuse järel valdavalt väga suur protsent naisi langeb allapoole vaesuspiiri. Et need uuringud on ju tehtud. Ja vanas Iisraelist leseks jäämine oli nagu surmaotsus sisuliselt. Ja. Et see ei ole olnud kerge, aga ma olen palju abi saanud. Ka majanduslikku abi. Et kõige rohkem oma vennad ja õed. Aga ka kogudusest. Ja sotsiaalselt see on huvitav, et ma kartsin rohkem või kartma on vale sõna, ma lihtsalt eeldasin, et on rohkem seda, et inimesed, kuna nad ei oska nagu olla ja ma ise ka ei oska olla, et siis võib-olla rohkem on seda, et sa lihtsalt jääd üksi. Aga seda ei juhtunud. Ja seda nimetatakse leinafoobiaks. Okei, siuke huvitav sõna. Ja, see on terminoloogia täiesti olemas, kus kolmandad isikud kardavad siis minna sellele, kes on kedagi kaotanud, toetama, midagi ütlema, sest et nad ei ole päris kindel, kas nad tulevad sellega toime, kuidas see teine inimene reageerib, äkki ma ütlen midagi valesti ja siis mõtled, et ma ei tea, ma ei oska, parem ma ei lähe üldse. Ja tegelikult inimesed tihti ei oota su käest ühte sukest ilukõnet või mingit sukest vägevaid julgustavaid sõnu isegi niivõrd, aga lihtsalt, et sa oled oma ligioluga olemas. Et nii nagu sa ütlesid Jumala kohta, et Jumal oli mulle ligi. Ta võib-olla ei seletanud mulle kõiki asju ära, ma ei saanud selles mõttes sukest rahuldavat seletust, mis inimlikult siin selle asja nagu selgeks tegi. Aga ta oli mu kõrval. Ta oli olemas. Ja sellepärast ka see olemas olemine ongi teinekord piisav tervendus, nagu isa või ema võtab väikse lapse sülle, kes on haiget saanud. See ei ole ju küsimus seal, mida sa ütled talle, mida sa seletad talle, aga lihtsalt see ligiolu tervendab. Ja kui sa veel peale puhud, siis tervendusvägi voolab, eks ole. Aga sotsiaalselt ka, sa oled ju meie koguduses käinud, sa tead meie koguduse inimesi. Et sellised armsad inimesed. Et sellisel väga raskel ja kõige pimedamal hetkel siis tuleb välja, et nagu päriselt nagu lisapere. Et üks on mu bioloogiline pere, meid on ka päris ports, on ju, mu õdesid ja vendi, aga koguduse inimesed ka samamoodi. Et lihtsalt nad on olemas, nad on kogu aeg, nagu mind ei ole üldse üksi jäetud, kogu aeg selline kaasamine käis kogu aeg edasi. Et sa olid aktiivne, eks ole, kutsuti sind kampa. Ja et ikka keegi ei arvanud, et nüüd, et umbes, et kuna sul mees suri ära nüüd osadusgruppi tule, vaid ikka sa oled nagu igal pool kaasas, et selline, kuidagi mind armastati. Sest mõttes nagu üksinda jäämine, lihtsalt istun kodus, väljas on pime,
külm ja niisugune tulevad niisugused tumedad mõtted, eks ole. Suurde seltskonda ei ole tahtnud minna. Aga just niisuguses väikses tähendusrikkas seltskonnas. Ja nende oma inimestega Ja. nagu Rääkida. suures seltskonnas ükskord ma käisin, sest meil oli Kalmeri ostetud teatripiletid, mida ta ostis siis, kui ta oli veel elus. Ja teater oli siis, kui teda enam ei olnud. Niimoodi. Ja siis me läksime Sigritiga. Ma mõtlesin, et no, need piletid on olemas ja et ma mõtlesin, kas minna või mitte minna. Ja siis oli tegelikult ju juba äkki 5 kuud. 5 kuud möödas. Nii pikalt ostis ette ära. Ja, teatripiletid ostetakse pikalt ette. Mis etendus oli? See oli Nunnad hoos. Ma olen kuulnud sellest. Ja läksime Sigritiga ja ma tundsin ennast nii õudselt seal. Vaat seal oli nüüd siuke suur rahvamass, palju inimesi ja see oli, seal ma sain aru, et see oli liiga vara. Liiga vara. Et kuidagi väga lihtsalt nagu väga ebamugav. Aga kuidas täna sa tunneks, kui peaks teatrisse minema või kinno või kuhu iganes? Kinno ma ei ole meelega läinud, sest et seal ma olen käinud ainult koos Kalmeriga. No vaata, meie tutvus on nii noorest peale, et terve mu elu, kõik asjad on ainult me oleme koos teinud, on ju. Just. Et ma ei ole sinna niimoodi üksi tahtnud minna. Ei ole ka lihtsalt vaadanud ka mingit kinokava, et nagu, kas sealt olekski midagi vaadata, on ju. Aga muidu, hakkab looma. Et nagu enam ei ole, ma muidugi olen käinud sellistel suurtel üritustel nüüd ainult nagu kiriku raames ja seal on kuidagi teistmoodi olnud, et seal ma ei ole ennast halvasti tundnud. Ka näiteks need suvepäevad, mis olid suvel, et ehkki siis ma ei tundnud ennast üldse rõõmsana, et seda mul oli kaua puudu. See on nüüd tagasi, nüüd on rõõm tagasi. Aga rahu oli kogu aeg olemas. Ma mäletan, sa ütlesid mulle sellel koolitusel, mis me siin sügisel oli, eks ole. Ma küsisin, kuidas sul läheb, sa ütlesid, et rõõm on tagasi. See on nii suur asi. Sest see on läbi kogu elu olnud ja ma nii tundsin sellest puudust, kui seda ei olnud. Aga kuidas sa üksildusega oled toime tulnud? Näiteks jõulude ajal, siin aastavahetus on niisugune pereüritus alati olnud, nüüd on keegi puudu. Jõulud pidid olema vist keeruline. Esimesed jõulud olid küll. Siis ei olnud kellelgi jõulude isu. Nagu lastel ka ei olnud mingit isu, et siis... Just. Lihtsalt sa ei tahaga nagu, tegime ikka süüa ja nagu... Aga ikka väga palju oli puudu. Et sa lihtsalt kuidagi lähed sellest ajast läbi. Ma ei ütleks ka, et see jõulud kuidagi oleks ekstra kurvaks teinud. Seda ka mitte. Aga kuidagi sellist, no ütleme, et terve tegelikult jõulud olid ju nii lähedal seal. Sellele sündmusele. Ja ta suri alles septembris, seal oli ainult need loetud kuud. Et eks see terve see alguse aeg seal ma pakuks, et julgelt pool aastat läks nagu niimoodi, et mitte kuskil ei olnud hea olla. Just. Igal pool oli nagu natuke imelik või natuke... Sa võtad ise ennast kaasa, kus iganes oled, sa ei saa ära põgeneda oma südame hoiaku eest või mida sa tunned kurbust näiteks, eks ole. Et kus iganes lähed, sa pead sellega tegelema. Kuni Jumal meie seespist inimest muudab ja siis on jälle... Kuni ta vaikselt tervendab. See on protsess nagu käib, on ju. Ja. See on nagu õpetussõna ütleb, et viletsal on kõik päevad pahad. Ja see ei ole võimalik, et tal kõik päevad pahad saad olla. Aga see on see, et tal on see vilets suhtumine. Ja siis kõik päevad tunduvadki kehvad, eks ole. Ja siis tuleb rõõmsal südamel on alati pidu. Ja jällegi, see küsimus on see, kuidas asjade peale vaatad, on ju. Aga selge on see, et selline kalli lähedase inimese lahkumine lööb meie kaardid ikka nii sassi mõneks ajaks. Et nagu sa räägid siin selle rahu hoidmist ja rõõmu tagasisaamist ja usaldus Jumala vastu ja kõik need asjad, mis mõningatel inimestel kõikuma löövad. Ja erinevad inimesed töötavad neid asju erinevalt, võib-olla ka need asjad, mida nad toena või tunnevad, et nagu inimesed tulevad appi ja toetavad neid, aitavad neil mingist asjast üle saada ja teinekord on ju väga sügavad sellised isegi depressioonid ja masendumised, millesse inimesed satuvad pärast seda. Nüüd täna on sellest möödas aasta ja 4 kuud või midagi sellist, jah? Ja kus sa täna selles teekonnas nüüd oled? Ma ütleks, et ma ikka õpin uuesti, ma ikka veel õpin elama.
selles mõttes, et kõikide asjadega nagu ise toime tulema ja igasuguste erinevate asjade puhul ka nagu lootusrikas olema, lootust Jumala peale panema, et mida ma ise ei oska. Aga see ise nagu, no nüüd ütleme, et see on niisugune praktiline. See üksi elama õppimine, see on suures osas praktiline. Et kui rahu on ja rõõm ka juba on, et siis on lihtsalt sellised praktilised küsimused. Aga vahest tuleb frustratsioon ja võib-olla nutt isegi peale uuesti. Ja... No näiteks, et mu arvuti jamab tükk aega. Just, nagu... spetsialist, kes oskas seda kõike. Mul pole elus kunagi olnud arvutiga probleeme. Sest siis ma lihtsalt ütlesin, et kas sa palun vaataks mu arvutit. Ja sellega oli esi tehtud. Ja sellega oli korras. Või mingid muud asjad, et vetsus kipub vesi jooksma jääma. Või ostsin kapi ja esimest korda oma teadliku elu jooksul oli teema, kuidas see kapp poest koju saada. Vau, nagu... siis vaja kokku panna. Või see oli juba koos? See oli koos juba, sest see oli kasutatud poest ja ta oli juba ühes tükis koos, aga ikkagi, et kuhu teda mahutada ja missugused minu autosse see ei mahtunud. Poel parasjagu autot ei olnud. Ja siis oli tükk tegemist ja ootamist, et kuni ma sain siis selle koju transporditud. Ja nii edasi, nii edasi. Üks asi, mis mul veel selle toimetulekuga tuleb meelde, et mida ka kunagi ei ole olnud varem ja peale Kalmeri surma. Ma olin lihtsalt üks suvaline päev. Ma tulin töölt, õues seisin, hakkasin üle tee minema auto juurde. Ja selline nagu hirmus tunne tuli, et kui mul autoga tee peal midagi juhtub, kuhu ma nüüd helistan? Nagu kogu aeg sind on nagu ümbritsetud turvaliselt niimoodi, et Kalmer hoidis selle, kõik see meeste teemad, kõik mida ta oskas, see kõik oli kaetud, on ju, sest siiamaani ma tean, et nagu vahet ei ole, kui autoga midagi juhtub, siis on ainult üks telefonikõne. Ja siis see oli nagu selline suht hirmus tunne, et kui näiteks, muidugi miks ma peaks autoga tee peale jääma, aga kui näiteks midagi oleks. Ja no ilmselt see oli laiemalt see teema, see hirm tuleviku ees. Just see turvalisus. Mitte ainult see autoga, aga kõige suhtes, eks ole. Mis on nagu majaga midagi on, ma pean siin midagi hakkama tegema või korda seadma või kõik need asjad. Vähe sellest, et ma ei oska neid teemasid, see maksab kõik, on ju. Just. No on palju sellist, jah. Ja nende see turvalisus oli absoluutselt üks, mis nagu väga lõi kõikuma, et selline tunne nagu käiks mööda õhukest jääd, kas kannab, kas ei kanna, siuke, jah, see turvatunne, võib-olla see turvatunne ei ole päris veel tagasi. Aga mingil määral stabiilsus sa oled täna saavutanud. Su elu on teatud mõttes läinud mingitesse rütmidesse, rutiini võime niimoodi öelda, eks ole. See aitab sul asju teha. Just. Sa oled oma rõõmu leidnud issandas, mis on suur asi. See on nii tore. See on nii tore. Ja see hoiab sind nii-öelda edasi minemas. Milliseid muutusi sa nagu veel oled märganud endas just nimelt selles teekonnas, sest nüüd sa oled kuidagi olnud surutud rollidesse ja asjade tegemisse, mis sa vanasti pidanud tegema, et mida huvitavat sa oled enda kohta veel õppinud tundma, et ma ei teadki, et Angela on selline või võimeline selleks või? Jaa, võib-olla ma lihtsalt olen õppinud nagu selle nipikäppa, et tuleb endale ka armu anda. Nii? Tuleb armuline olla. Oli see liiga karm enda suhtes või? No kõik me ju tegelikult oleme. Et sa tahaks, et see asi saaks tehtud selleks ajaks, kui sul on plaan, et see saaks tehtud. Enda käest. Et ma tahaks, et see oleks nii, et ma tahaks, et mu tuba oleks rohkem korras ja ma tahaks, et mida iganes on ju. Ja siis, kui sa lihtsalt ajalised piirangud on, ja siis sa pead õppima enda suhtes armuline olema, et ma annan endast parima. Laisklemine ei ole tore asi, seda ma ei soovita. Aga et kui sa annad endast parima ja siis ülejäänu osas ole lihtsalt armuline. Teistele me oskame armu anda. Aga kas sind üllatas ka see, et sa suutsid sellisel viisil tagasi vaadates kogu olukorrale läbi tulla sellest? Muidugi sinu usk Jumalasse, see sotsiaalne tugi niimoodi. Kas see on sind tagasi vaates üllatanud? Et sa mõtled, et
noh, ma olen tegelikult ju tunnen ennast, ma arvan, ma olen nõrk siin ja seal, aga vaata seal kuidas ma niimoodi toime tulin selle ajaga ja selle perioodiga. Tagasi vaadates on selline tunne, et ma ei tea, kuidas ma sellest läbi tulin. Just, et keegi nagu kandis siin natukene, on ju. Sest et tagasi vaadates see tundub nagu, ma ei tahaks sinna algusse tagasi minna. Arusaadav. Sest see tundub nii õudne kõik. Jah. Aga see ongi see, et mida kogu raamat ütleb, eks ole, et me ei mõista Jumala tööd algusest lõpuni. Kui ma vaatan nagu ettepoole täna, elu tundub tume võib-olla, ma ei tea, kuidas selle asjaga läheb, mul on nagu mure selle asja pärast, siin hakkab mingi terviserikke vist tekkima, siin on mingi selline teema, eks ole. Ja ma vaatan ettepoole, kuna ma ei näe seda Jumala tööd, siis see tundub tume. Aga see on huvitav, kui ma vaatan tagasi mingitele elufaasidele, kus ma alustasin seda konkreetset elufaasi ka suure murega näiteks või ma olin täiesti ebakindel, mis saab. Aga nüüd, kui ma tagasi vaatan ja olles selle läbi käinud, mul ei olegi niisugune tunne, et ma oleks nagu seal pressinud kuidagi ja võidelnud läbi, kuigi ma tean, et see tohutult raske aeg ka see, kui ma näiteks oma ema kaotasin. Aga mul on niisugune tunne, et keegi nagu kandis mind, et see on päris mina. Et see on minu enda jõust, millega ma kõndisin sealt läbi. Sellepärast ma imestan selle üle, et Janno, sina ei oleks toime tulnud selle asjaga üksi. Seal pidi olema taevane vägi, tema vägi sinu läbi, vaata. Oled sa seda tundnud, eks? Olen küll, sest ma olen kogu aeg nagu, mõtlengi, läbi terve meie ühiselu on ikkagi, Kalmer on olnud see tugev. Ehkki ta ütles, et ma olin see tugev, on ju. Aga no tema oli nagu see minu, just see turvavõrgustik ja kõik, on ju, see tugev osa. Ja nüüd, kui teda ei ole, nagu ma ei lihtsalt tagasi vaadates sa ei tea, mismoodi see võimalik on. Mismoodi see võimalik on, et sa oled ikka veel elus. Ja. Ilma nemata ei oleks see juhtunud. Kas on mõni piiblisalm ka, mis on sind julgustanud selles perioodis? On 2. Üks on, ma suudan kõik temas, kes mind teeb vägevaks. Ja teine see on üks mul lemmikkirjakohti. Ja teine on mitte inimliku väe ja võimu läbi, vaid minu vaimu läbi. Ja, ma ei tea praegu peast sulle öelda, kus need piiblis kirjas on, aga need on jah, just, vaid minu vaimu läbi ütleb issand. Et see on erinevates olukordades on nagu püha vaim on andnud need niimoodi. Ja siis ma olen hakanud neid nagu lihtsalt rääkima oma elu üle. Nagu deklareerid? Ja, kuulutan nagu lihtsalt räägin oma elu üle. Ma suudan kõik temas, kes teeb mind vägevaks. Et need 2 on nagu, mis on korduvalt ikka ja jälle tulnud. Nii et sa ütled, et täna usaldus Jumala vastu on sinu sees niisama tugev kui vanasti. Sa usaldad teda. Samas ma ütleks, et see on alati niisugune asi, kus on võimalik kasvada. Absoluutselt. Ma ei ole kuskil tipus ega ma arvan, et ma pole üldse paljugi veel näinud. Ma tahaks palju rohkem näha. Aga see on niisugune kasvamise teekond. Ja siis, kui sa ei saa asjadest aru, siis sul ei ole midagi muud, kui usaldada teda. On ju? Lihtsalt kinni hoida selle jaoks, et ellu jääda. Sest inimestena me ei saa aru nendest asjadest, mis eesriidega meie silmade eest on varjatud. Me ei tea, miks praegu. Minu mõtlemine on nõnda selles olukorras, et kui ma palusin ühte asja Jumala käest, seisin usus ja mingil põhjusel see ei juhtunud, siis ma rohkem ei arutle selle üle, siis ma lihtsalt usaldan teda. Ja ma arvan, et see Jumala usalduse õppimine on just eriti siis, kui need asjad juhtuvad, mis meile ei meeldi, millest ma aru ei saa, eks ole. Lihtne on usaldada Jumalat, kui sul on silma ees mingi asi või ma näen arve peal seda summat, eks ole. Kas usud, et sa saad selle ära maksta järgmist päeva? Ja usun küll, eks ole. Aga seda veel ei ole. Nii et see on hoopis teine asi. Ma näen, et me õpime midagi nendel aegadel, mida me muudel aegadel nõnda ei näe, ei oska isegi võib-olla tähele panna. Ma mõtlen Taaveti peale, kes palvetab oma poja pärast, kes on suremas, on ju. Piibel ütleb, et Jehova lõi seda last, eks ole, Taaveti patu pärast ja Taavet on kotiriides ja tuhas ja põrandal magab seal, ta ei lähe isegi voodisse magama, ta loodab, et Jumal pöörab selle olukorraks. Ja ta alandab ennast Jumala ees ja tõesti
tahab imet, ootab imet. Ja mitu päeva niimoodi ta ei söö ja paastub ja siis selle asemel, et noh, see ime juhtub. Ta näeb, et need tema sulased sosistavad seal omavahel midagi ja Taavet küsib, et kas laps on surnud. Ja need sosistavad ka omavahel, et me ei julge isandale öelda, eks ole, et noh, mis ta nüüd, vaata, mis ta praegu endaga on teinud, eks ole, kui me talle seda ütleme, siis ta paneb käe enda külge veel. Ja Taavet, saades teada, et ta laps on surnud, ta on palvetanud selle pärast, ta on oodanud Jumala käest, ta on ise Jumala südame järgi mees, ta on ükskõik eriline mees ja eriline Jumala mees ja ometi see juhtu ja siis esimene asi, mis Taavet teeb, ta peseb ennast puhtaks, võiab oma pale, läheb templisse ja kummardab Jumalat. See on see, et Jumal, ma ei teeni sind ainult sellepärast, mis sa oled mulle andnud või mis kõik asjad on hästi mõnus. Ma teenin sind sellepärast, et sina oled Jumal. Ma usaldan sind nii halvas, heas, kui hästi läheb, kui mu unistused täid lähevad, kui unistused ei lähe täid, eks ole. Nagu Paulus ütleb, surmas või elus, tead, mõlemeid pidi, mina elan Kristuses, kogu lugu. Ja võt selle hoiak, see ei tule välja tavaelus. Kui on kogu aeg halleluuja, kõik on hästi, on et meid ikkagi testitakse nendes asjades, mis on keerulised meie elus, mis on väljakutseks meile. Ja Hiiop samamoodi. Piibel ütleb, et ta ei teinud kordagi pattu, kuigi ta on süksest kaotusest läbi läinud. Ja naine ütles ka, et kaua sa oled siin, tead, Jumala kartlik. Nea Jumalat ja sure. Ja ma imetlen seda hoiakut ja oskust usaldada Jumalat ka siis, kui nagu kõik on läinud teisiti. Minu arust see on nii suur asi. Ei tule asi esile, kui sul ühtegi väljakutset pole, eks ole. Nii et... Aga me ei tahaks neid väljakutseid. Me ei tahaks neid väljakutseid absoluutselt, kes neid tahab. Aga mis sul ootus täna on tuleviku osas ja kuidas sa vaatad oma tuleviku suunas? Ma ikka ootan ikka häid asju Jumalalt. Jah, ma ei tea nagu ju palju ette. Kes me teame, midagi me ei tea ette. Aga ma ootan kuidagi, ma isegi ei oska öelda, sõnastada, mida ma ootan. Ma ootan, et mu lapsed teised ka abielluvad, nagu elu läheb edasi. Sest palju lapselapsi. Absoluutselt, see oleks nii tore, on ju. Ja siis minust saab tore vanaema. Et juba see üks abielu on nii palju rõõmud olnud. No sa usud ja usaldad Jumalat ju, kes võib pöörata kõik halvad asjad ringi heaks. Mis viisid iganes Jumal seda teeb, on ju. Ma usun, et ta pöörabki, jah. Selles mõttes, et kui kurat tuleb, on ju, varastama, tapma, hukkama, siis kõikidest asjadest me ju ei pääse. Aga Jumal ehitab üles. Täpselt nii. Tead, ma mõtlesin selle peale, kui mingis kontekstis, ma ei mäleta millal see oli, aga Ilmutuse raamat räägib nendest 2 tunnistajast, kes seal Jeruusalemma tänavatel tunnistavad ja Piibel ütleb nende kohta, et neil on, me ei tea, kes need tunnistajad on. Mõni ütleb, et võib-olla Eenok ja teine Eelia või kuna nad ei surnud, eks ole, ja siis tulevad tagasi, aga me ei tea, kes nad täpselt on. Aga igal juhul meile öeldakse, et neil on meelevald sulgeda taevas nii tihti, kui nad iganes tahavad, et vihma ei sajaks. Minust see on väga kõva meelevald. Ja siis lüüa maad igasuguse nuhtlusega, millega nad tahavad lüüa, eks ole. Väga suur meelevald. Ja siis, mis 3. asi oli teha mingid imesid ja tunnustähti, jällegi väga suur meelevald. Nii et neil on nagu tohutu meelevald, me ütleksime looduse üle, eks ole, asjad üle siin maa peal ja ometi neil pole meelevalda selle üle, kes neid tapab. Sest Piibel ütleb, neid tapetakse, nende kehad vedelevad seal Jeruusalemma tänavatel 3 päeva, eks ole. Ja siis tuleb eluvaim nende sisse, nad ärkavad üles. See on see lugu. Aga lihtsalt selle moraal on selles, et sa võid olla vägev ühes asjas, aga mingil põhjusel siin asjas ei lähe asjad nii. Peetrus, ingel tuleb ja vabastab ta vanglast ja päästab ta tegelikult kindlast surmast. Me teame, mida Herodes tahtis teha temaga. Aga mingil põhjusel Jakobus, kes oli ju üks nendest Jeesus algsetest jüngritest, Jakobus, Johannes, nad olid vennad, on ja tema tapetakse mõõgaga.
miks üks suri, on ju, teise päästis ingel vanglast. Me ei tea. Paulus pidi seal korraldama, kui see sai teada sealt juutide kavatsusest teda ära tappa, eks ole, siis ta seal õepoja kaudu korraldas ja nad öösel viidid ära ja nii edasi, eks ole. Et aga teinekord ingel tuli ja lihtsalt lõi platsi puhtaks, on ju. Mingil hetkel toimusid sellised taevased imed, Jumala sekkumine ja teinekord sa läksid läbi sellisest, ma ei oska öelda, testist, sind nagu prooviti läbi ja imet ei juhtunud. Ma kunagi palvetasin. Mul oli üks selline oluline suhe katki läinud ja see oli juba mitu aastat niimoodi, aga ma olin jäänud seda inimest väga armastama ja siis ma leidsin ennast palvetamas sukest palvet ja ma ütlesin püüdsin Jumalat veenda, nagu Jumal ei oleks kõigega kursis ja siis ütlesin, Jumal, mõtle, kui suur ime see oleks, kui sa lepitad selle suhte, sest kõik teavad, et see on täiesti võimatu ja see aga mõtle, kui inimesed kuulevad, et sa tegid imesid ja nii edasi. Püüdsin Jumalale selgitada, kui oluline oleks, et ta teeks seda. Ja siis keset seda palvet ma tunnen, et Jumal nagu istutab sihukese mõtte minu südamesse, et Janno, mõtle, kui suur asi see oleks, kui seda imet ei juhtu. Või mõtle, kui suur ime on see, kui seda juhtub ja sa suudad oma eluga edasi minna. Mul see ei meeldinud, see idee. Ma tahtsin, et Jumal teeb seda teatud viisil. Aga siia ei juhtunudki. Nii et on mõningad asjad, mis ei lähe nii, nagu me soovime ja meil üks valge kutsu ärkas siin vahepeal ülesse, kelle hääled jõuavad kaamerasse, aga kelle pilt vist ei jõua kaamerasse. Aga Angela, kui keegi täna vaatab seda ja võib-olla kõnnib mitte nüüd üks-ühele sellest olukorrast läbi, aga mingisugusest oma elu väljakutsest. Mis sõnum sellele inimesele sul oleks öelda, kes täna kõnnib võib-olla mingisugusest kaotusest läbi, mingisugusest unistusest, mis ei läinud täide, mingi asi läks vastupidi, ta on täna pettunud. Sa õppisid midagi selles kõiges loos, eks ole, mida Jumal sinuga tegi, mida Jumal sulle andis. Kuidas sa julgustaks ühte sükest inimest? Mida sa talle ütleks? Ma ei tea, ma ütleks, et ära loobu Jumalast. Otsusta, mitte loobuda. Hoida kinni Jumalast. Hoida kinni Jumalast. Isegi kui ei saa päriselt aru. Ma näiteks ei ole küsinud seda miks küsimust. Väga õige. Ma lihtsalt, ma ei ole kordagi selle peale tulnudki, et seda küsida. Sest võib-olla ma ei saakski seda vastust. Ja siis ma takerduks sinna miksi. Ma pigem olen teadlikult otsustanud võtta suuna selle peale, et ma ülistan Jumalat. Ma mõtlesin selle peale, et kui mina üks päev siit lähen taevasse, seal ma nagunii ülistan ju. Miks mitte siin juba alustada? Absoluutselt. Hoolimata olukordadest. Jah, miks mitte juba siin alustada? Ja seda ma oskakski soovitada. See ei ole mingi teoloogia. Igaüks ma ei saa kellegi teise eest midagi öelda, aga see on minu kogemus. See on lihtsalt minu kogemus. Et see on kandnud, et ülistuse sees on saanud Jumal mind tervendada. Ja see on nagu minu jaoks olnud see tervenemise protsess. Üks päev haaval, teine päev jälle hakkad, üks päev haaval. Ja need need lained ja see valu, see käib nagu lainetena on ja need lained jäävad tasasemaks ja lihtsalt sealt maalt, kus ma avastasin, et rõõm on tagasi, siis ma taipasin, et ma ei ole seda kõike nagu seda valu nagu vaiba alla pühkinud, vaid Jumal on tervendanud. Jumal on selle ära võtnud, jah. See on läbi protsessi käinud ja Jumal on mind tervendanud. Ja see on päris tore tunne. Wow. Ja ma õpin edasi, kuidas elus püsida ja kuidas käia. Et õppimise teekond läheb edasi. Ja Jumal on ustav. Ja Jumal on ustav, jah. Ja Jumal on olnud sinuga sellel päeval, kui see teade sulle selgeks sai, et sihuke asi on juhtunud. Ta on olnud sinuga kõik need päevad, kõik need aastad, kõik need ajad, eks ole. Et Jumal, tema lähedus ja tema isegi ta ei ütle teinekord midagi, aga ta lihtsalt oma ligioluga teeb meile asjad kuidagi selgeks. Nii nagu väike laps
isa süles, et lihtsalt kuidagi tunneb, et ei ole nii hull. On ju, et ei ole nii hull. Igal juhul Angelo, suur tänu, et sa jagasid oma teekonnast kuulajatega ja Jumal andku sulle jõudu. Nii nagu äkki see on õpetussõnades, et õige rada on nagu valgus ja paistused läheb üha valgemaks, et sinu rada läheb ka järjest edasi nagu helgemaks ja selgemaks ja kergemaks ja rohkem rõõmu ja rohkem tähendust nendele asjadele, et kannatused on rasked kannatada, kui me ei saa aru, miks, eks ole, või selles mõttes, mis on see tähendus. Aga Jumalal on viis pöörata meie olukorrad ringi heaks ja julgustuseks ja kinnituseks kellegile, nii et jõudu ja jaksu sulle, Jumala armu. Sa oled olnud vapper, sa oled olnud imetlusväärne minu silmis, kõndides läbi sellest ajast ja faasist ja ma usun, tõesti usun, täiesti koos sinuga, et Jumal, tal on veel üllatusvaruks sinu jaoks. Ma ootan seda. Tal on veel üllatusvaruks sinu jaoks. Amen. Aitäh sulle.